vaata selle video kirjeldust. Seda ei ole. Miks? Miks ma seda filmisin, miks ma seda monteerisin ja miks ma seda YouTube'i üles laadisin? Mina ei mõista selle küsimuse peale vastata. Selleks, et sina seda viga ei teeks. Kui sa plaanid teha YouTube'i jaoks turunduslikel eesmärkidel video, aga sa ei pane sellele kirjeldust, siis on palju parem, kui sa seda videot üldse ei teeks. Lihtsalt do you and do nothing. Aga miks videol on kirjeldus? Ma annan sulle 3 põhjust tähtsuse järjekorras. Alustan tagantpoolt. 3. põhjus. Kirjeldus aitab vaatajal videost palju paremini aru saada. Ütle, millest see video räägib. Anna põhjust videot vaadata või korda videos olevat sõnumit. Kui sul on muusikavideo, pane sinna laulusõnad. Kui teed video podcasti, siis pane kõik podcasti olulisemad mõtted. Sa ei tee ju seda videot selleks, et oleks video. Video on lihtsalt 1-5 sõnumi edastamiseks ja sul ei tohiks olla vahet, kas see on pilt, heli või tekst. Arvesta, et vaatajat huvitav info oleks eespool. Mitte keegi ei taha teada, kes sinu videot filmis, valgustas, monteeris ja produtseeris. Kui sa soovid seda infot lisada, siis pane see video kirjelduse kõige lõppu. Teine põhjus. Kirjeldus aitab YouTube'il videost paremini aru saada. Mida paremini saab YouTube ja Google sinu videost aru, seda paremini ja täpsemini oskab YouTube seda sinu sihtgrupile soovitada. Lisa chapterid ehk peatükid. Mitte ainult selleks, et vaataja saaks aru, vaid selleks, et need aitavad ka YouTube'il videost parememini aru saada. Kui mõni video Google'i otsingus välja tuleb, siis sa näed, et seal on ka peatükid. Peatükke on väga lihtne lisada. Pane video kirjeldusse URL-e 00:00 tühik ja algus. Tegelikult ära pane algus esimese peatüki nimeks või veel vähem intro, sest see paneb vaataja edasi kirima. Kui see järgmine mõte algab näiteks video 30. sekundil, siis 00:30 tühik ja selle mõtte nimi. Video kirjelduse puudumine vähendab oluliselt selle nähtavust. Aga kõige olulisem põhjus, miks video kirjeldust kasutada, ütle vaatajale, mida ta peaks järgmisena tegema. Kui sa soovid, et vaataja läheks YouTube'ist ära, siis pane link oma kodulehele või kampaanialehele, sotsiaalmeedialehele või jäta enda kontakt. Jälgi, et link oleks klikitav. Kui see klikitav ei ole, siis keegi seda aadressireale kopeerima ei hakka. Arvesta, et video kirjeldus koosneb 2 osast. Üks, mis on kohe nähtav ja pikem osa, mida sa näed siis, kui sa vajutad show more või kuva rohkem nupule. Esimeses osas kasuta ainult ühte ja peamist linki ja ära pane ainult linki. Kas sa Facebookis paneksid tuhandetele fännidele postituse, kus on ainult link, mitte midagi muud? Ei, täpselt samamoodi kasuta YouTube'i kirjeldust. Ütle, miks vaataja peaks sellele lingile vajutama. Show more ehk sellele kuva rohkem nupule vajutavad vähesed, aga nad on fännid. Anna neile rohkem infot, sest see on see koht, kus sa võiksid ka teisi linke kasutada. Järgmises videos ma räägin sellest, mis on videote tehnilises optimeerimises veel tähtsam kui video kirjeldus. Selleks on video pealkiri. Hiljuti olid Riigikogu valimised. Keskerakonna ühes valimisklipis oli filmitud, valgustatud, monteeritud, lisatud kattekaadreid, droonikaadreid, subtiitrid ehk tehtud oli korralik videofail. Siis keegi Keskerakonna kontorist laadis selle üles ja pani video pealkirjaks hüüumärk. Mitte küsimärk, mitte koma, mitte punkt, hüüumärk. Miks sa seda tegid? Selles videos vaatame järele, kas saaks natukene paremini ehk kuidas kirjutada video pealkirja. Ei ole ainult otsingu tulemustele keskendumine. Läheme kallale.